Ma ei saa niimoodi. Hei, täna on 16. september, laupäev ja täna ma lähen Tallinnasse Aesthetic Projecti meetupile. Näeme seal. Hei, me oleme nüüd Tallinnas ja tulin Tallinnasse Siim Kinnasega, kes on ürituse ametlik fotograaf ja nüüd ma aitan tal asju üles panna, sest meil on veel meetupini umbes pool tundi aega. Ja kui me selle paika saame, siis juba ongi meetup. Näeme. On küll jah, väga lahe. Dirty Sanchez, noh. Välja, et millist kuhu paneme. Ma pean ütlema, see on... Need kaks on peaks ma ehitada lennut. Jah. Paneme kõrvale. Jolo. Siin on mõni su nendest kaob ära täna. Mis seal ikka? See on meeste vetsus seina peal varsti. Ma arvan, siia Riidamuru tuleb sõida selle sama sanga, kui mulle näkku vaata. Trükkige oma pildid välja, ärge vaadake mobiiltelefoni. Eiga asi hoopis. Jõutõmme ja kõik üsna sarnased asjad, et kui jõutõmbes on siis liigutus läbi puusaliigese, kõrveliigese ja ütleme läbi selja. Siin ei ole õiget valest kasvõi, kus on liiga eri arvamus, et ma ei tea, mis sinu kõige raskem on. Vaatame ühe korra läbi ära selle külje pealt ja siis hakkame mõtlema, et millele siin üldiselt nagu tähelepanu pööratakse või võiks pöörata. Kui sa oled valmis, siis... Nii. Jah, tule rahulikult alla ja pane üks kord veel. Nii, nagu näha, siis see mees eelistab nii-öelda klassikalist tõstmist, mitte sumo. Need, kes teevad jõutõmmet, ütleme siis stabiilselt, kes eelistab sumo varianti? Aha. Ja kes raudselt eelistab klassikalist? Okei, väga hea. Et päris pooleks võib-olla ei ole ja siin kohal, et kui küsida, et miks üks või teine, siis ma ütleks, et tegelikult on see, et proovige ühtepidi, proovige teistpidi ja aeg-ajalt proovige jälle seda vastasvarianti. Et siin ei ole tegelikult nagu õiget või valet varianti, et maailmarekordid tehakse igat pidi. Tahad äkki ette ka näidata ühe tõmbe või? Paneme lukud ka peale või? Ma jätan, et enam vähem. Jah, siin puhul kohal on kahjuks ole näha, et mees eelistab samamoodi üsna niukest napilt reitest laiemat haaret. Et nagu ma ütlesin, mida laiem, siis sa pead, vaata su stardipunkt läheb lihtsalt madalamaks, kui sa võtad väga laialt kätega. Praegu niimoodi kritiseerida midagi? Ütleme, et me mõne asjani veel võib-olla jõuame. Kangi asendpeos, siis kätese laius ja mõned niisugused asjad on nagu haaratud, et aga vaatame sinu peal näiteks ära selle, et milline on see, ütleme, see jalgade asend, on ju. Nii, sinu puhul on üsna normaalne niisugune puusa õlgade laius, on ju, nii nagu sa võtsid. Üks asi on see, et mida jalad peaks tegema selle tõmbe ajal. Kui ütleme küki puhul me tahame jõudu rakendada alt ülesse, siis jõutõmbe puhul on üks asi, millele võiks või tuleks tähelepanu pöörata, on see, et tegelikult sa justkui kujutad ette, et sa rebestad selle maapinna nagu pooleks. Ehk siis see jõuvektor on natukene niisugune nagu, ütleme siis keskele poole sinu, kui sa lõikad keha nagu pooleks nii-öelda, et sa ei tule mitte otse ülesse või natuke suunaga. Me mitte ei tõmba lihtsalt alt ülesse, vaid me üritame jaluga natukene nagu laiali lükata. Reaalsuses nad muidugi ei liigu mitte kuskile, aga see aitab jällegi sihukest kindlust su kehas tekitada.
nii, ja näita siis oma kükki. No. Saad sealt maha juba tunneb, kui tuleb see patvis. Et vahel tegi ka ainult laia kükki, et mulle seda vinki nii palju. Nii, nüüd on muidugi see igihaljas küsimus, et mis selle patvinkiga nagu peale hakata, et on see hea või halb, suurendab ta vigastuste ohtu või ei suurenda. Hei, me ei ole väga palju vloginud vahepeal, aga me oleme meetupiga sealmaal, et Siim tegi meile jõutõmbe, kükki ja rinnasurumise koolituse. See oli ülihea. Nii et ma tunnen kõigile neile kaasa, kes siia ei tulnud, seepärast et Siim rääkis eriti teaduslikult ja andis hästi palju erinevaid nippe, kuidas neid 3 baasharjutust teha. Ja nüüd on käimas ühistreening. Ma vaatan siis, mis teised teevad siin jõusaalis. Lasad alla nii palju läheb piitsepsi peale, 0 punktist minutit täiesti sirgu. See on nagu amplituudi harjutus. See on nii kõva, see on nii täiesti. Vaata täiesti kohe, siit kõik tuleb. See on jõhker. Proovime korra, lase täpselt järgi. Meil on samamoodi mingid siit see rätsed võitab välja. Kallile maha ei ole tiinsist, tõustab siit teist ka välja. Aga küljepoos on meil on ju nii, apetiinil oli just nii. Aesthetic Project Meetupi üritus on lõppenud. Mega lahe oli ja ma väga loodan, et nad teevad veel selliseid üritusi. Kindlasti, kui teil on võimalus, siis minge järgmisele üritusele. Aitäh, et vaatasite. Kommenteerige alla, mis te arvasite. Ärge unustage likeida ja näeme järgmises vlogis. Tšau!